Esiteks, minu teada mitte üheski liikmesriigis Euroopa Liidus 27-st ei ole karistatav sinu seksuaalne sättumus. Vahet ei ole, kas sa oled lesbi, gei, trans või mis iganes veel 60 seksuaalsättumusest. Ei ole keelatud sul armastada kedagi, keda sa soovid, ei ole keelatud koos elada mitte kellegagi. Ja siin me näeme puhast propagandat, lihtsalt propagandat, et mõni riik pigem väärtustab traditsioonilisi pereväärtusi ja tõesti ei luba näiteks lasteaedades 2-aastastele lastele õpetada seksuaalseid ideoloogiaid, mida on ka rahastatud Euroopa Liidu eelarvest. Ja see on nüüd siis nende ideoloogide jaoks siin samas saaliski, kui me räägime vasakäärmuslastest või liberaaläärmuslastest, see on siis nende jaoks kohutav kuritegu, mida teevad mõned liikmesriigid. Ja ma ei saa sellega absoluutselt nõus olla. Ja mis puudutab kogu seda LGBT küsimust, siis kõik taandub lõpuks küsimus, milleks on abielu definitsioon ja perekonnapoliitika. Ja ma põhimõtteliselt keeldun nõustumast nendega, kes ütlevad, et ei ole mitte mingisugust vahet, millises keskkonnas kasvavad näiteks lapsed. Kas parem on elada lapsel, kelle käest ei küsita, kuhu sa tahad saada olla adapteeritud? Kas sa tahad kasvada ema ja isaga või hoopis muude vanematega, vaid kõik lähtuvad puhtalt silmaklapid peast mingisugusest ideoloogiast, kus puuduvad igasugused ratsionaalsed argumendid ja faktid ja öeldakse, et kõik on võrdsed. Ei, laste jaoks on väga suur vahe, kas sul on ema ja isa või sul neid kahte ei ole. Ja seetõttu mina igati kaitsen neid perekondi, kus on õigus lastel kasvada turvaliselt ema ja isaga ja kõik ülejäänud. Tehku nemad, mis vähegi soovivad, elagu kellega vähegi soovivad, see mind ei huvita ja ei peagi mind huvitama. Suur aitäh teile ja elagu turvalised perekonnad emade, isade ja lastega.